Suusamaailma vallutavad karvased suusad. Mis need täpselt on ja kuidas nad tavasuusale vastu saavad, käis testimas Hannes Järmaküla. Unustage ära suusamäärimine, nimelt on lagedale tulnud uus tehnoloogia, kus suusad on tehtud põhjast karvaseks, enam pidamismääret sinna panema ei pea. Mina kavatsen täna katsetada, kas see tehnoloogia ka paika peab. No tõsi küll, tegemist väga uue tehnoloogia üle, sest et sadu aastaid tagasi viikingid suusatsidki niimoodi, et suusa põhjas oli põdrakarv, et nad tagasi libiseks. Testimiseks on mul 3 paari põhimõtteliselt võistlussuuski ja nad on kõik täpselt ühtemoodi määritud, mis puudutab libisemist. Ehk siis täpselt sama määre. Ja erinevus on nüüd see, et esimestel suuskadel on pidamine pandud. Teistel suuskadel pidamist absoluutselt ei ole ja kolmandatel suuskadel on uus skin tehnoloogia all. Kui seda siin silitada, on täpselt selline tunne, nagu ma silitaks oma koera, hoobi, niipidi, ehk see on siis see libisemise suund. Aga kui nüüd üles poole tõmmata, siis täiesti selgelt ja konkreetselt näpp jääb kinni. See skin osa siin tõmbab mu näppu kinni, ehk siis see peaks garanteerima pidamise. Täpselt sama tunne, nagu silitaks oma koera vastu karva. Esimesed testisuusad on siis Salomonid, täitsa tavaliselt klassikasuusad. Need on minu isiklikud, nendega ma käin võistlustel. Ja kui nüüd siit altpoolt vaadata, siis on nad määritud nagu klassikasuusad peavad olema määritud. Loomulikult üleval pool libisemine ja siit poolt hakkab pidamine. Ega siin vist midagi eriti näha ei ole. Siit keskelt aga kui käe katsudes ja natuke tunned seda pidamisosa. Ehk selline keskmist sorti määre on siin absoluutselt ei ole ja kolmandatel suuskadel on uus skin tehnoloogia all. Kui seda siin silitada, on täpselt selline tunne, nagu ma silitaks oma koera, hoobi, niipidi, ehk see on siis see libisemise suund. Aga kui nüüd üles poole tõmmata, siis täiesti selgelt ja konkreetselt näpp jääb kinni. See skin osa siin tõmbab mu näppu kinni, ehk siis see peaks garanteerima pidamise. Täpselt sama tunne, nagu silitaks oma koera vastu karva. Esimesed testisuusad on siis Salomonid, täitsa tavaliselt klassikasuusad. Need on minu isiklikud, nendega ma käin võistlustel. Ja kui nüüd siit altpoolt vaadata, siis on nad määritud nagu klassikasuusad peavad olema määritud. Loomulikult üleval pool libisemine ja siit poolt hakkab pidamine. Ega siin vist midagi eriti näha ei ole. Siit keskelt aga kui käe katsudes ja natuke tunned seda pidamisosa. Ehk selline keskmist sorti määre on siia pandud, mis sobib ideaalselt treeniks. Alustame libisemise testi. Esimesed suusad, tavaliselt klassikasuusad koos pidamismäärdega. Libiseb. Ja testi esimese suuskadega jõudsin siis siiamaani välja. Panen väikese märgikese maha ja nüüd võtan järgmise paari. Teised testisuusad on Fischerid, aga nende suuskade eripära on see, et mees, kes nendega oma klassikamaratonia sõidab, ehk siis nende suuskade omanik ei kasuta pidamismääret. See on see uus stiil, sa pead olema vähemalt poole tugeva mees kui mina, kui sa lükkad ainult paaris tõugetega ennast igasugustest mägedest ja küngastest üle ja kogu sinu klassikamaratonia suusatamise stiil ongi ainult paaris tõuked. Libisemise testi teised suusad on lihtsalt libisemise määrdega ilma pidamiseta. Nii, nüüd ma märgin selle koha ära, kuhu ma siis ilma määrdeta suuskadega välja libisesin. Külmaga lähevad sõnad juba segi. See on nüüd siis testi teine tulemus ja natukene kaugemal kui esimene. Kolmas testisuusk on Fischer ja see ongi nüüd see uus skin tehnoloogia, mis tähendab seda, et pead näha nagu tavaline suusk ikka, aga kui ma pööran teise poole, siis siin pool on karvad. Libisesin skinnidega täpselt samasse kohta, kus ilma määrdeta suuskadega. Päris hämmastav, ma isegi natuke imestanud, ma nii kaugele tulin. Libisemise testi tulemused on siis järgnevad. Määritud suuskadega, pidamismäärdega suuskadega ma jõudsin siiamaani. Ja järgmiste suuskadega
siis nii määrimata kui ka skinsuuskadega jõudsin hinnanguliselt umbes 4 meetrit, 5 meetrit edasi, siis siiani. Suusatesti teine osa ehk siis pidamine. Ma nüüd kavatsen sellest väiksest künkast proovida üles minna erinevate suuskadega ja vaatan, millisega kõige kaugemale ja kõige paremini jõuab. Oi, väga vaevaliselt, aga siit saab täitsa ülesse välja ehk siis künkani välja. See on nüüd minu esimene testisuusk, tõusutestisuusk, määrdega suusad. Ja paneme siin just raja keskele. Tulin künkast ülesse, aga läbi võttis küll. Põhimõtteliselt ilma määrdeta suuskadeta sellest kohast kaugemale ei saa, sest et ma käin käpuli ja kukun ninali. Siia ma kavatsen märgi maha panna. Täpselt siiamaani jõuavad siis need mehed, kes suuskadele määret alla ei pane. No kui nüüd aus olla, kui võtta kõvem mees, siis see lükkab siit väiksest tõusani nukast paarist tõugetega üles. Ma kahjuks ei ole see mees. Oi, natuke vaevaliseks läheb, aga no ütleme, isegi saab ülesse. Ronisin samamoodi siia künkale välja. Tundus, et läks natuke vaevaliseks, aga mingil hetkel justkui hakkas pidama nii teistmoodi tööle. Nii et need on siis skinnid ja tulin samamoodi künkale välja, nagu siis tavaliste suuskadega, kus pidamismääre pean. Panen solidaarsuses selle väikse märgi siia määrdega suusamärgi kõrvale. Kui nüüd kokkuvõtteks testi lõpus suusa põhjasi vaadata, siis muidugi torkab silma see, et seal, kus on määre, või pidamismääre on lumi siis alla kinni jäänud, nagu näha. Siin, kus määret ei ole, ei saagi lumi kinni jääda ja huvitaval kombel see skin-suusk on täiesti lumevaba. Kui ma nüüd täna õhtul enda suuskadega siin samas Nõmmel uuesti sõita tahan, siis ma pean võtma maha pidamismäärde, sest hommikul oli siin miinuskraadid, õhtuks lubatakse plusskraade. Kui ma käin kiiresti suusahoolduses, siis selle teenuse hind on umbes nii 5-6 eurot keskelt läbi vannaks uus pidamine. Aga skin-suuskade eelis teoreetiliselt peaks olema see, et siia alla see mitte midagi ei pane. Ainuke asi on see, mis sa teed, tõstad klambrit siis edasi-tagasi ja vastavalt sellele märgiksele, mis siin kuskil peal oli, peaks siis olema kas +3 või -3 või mis iganes see vahemik on ja kunagi ei pea määrde pärast muretsema. Aga mille pärast sa pead muretsema, on 499 eurot, mis siis see konkreetne tippmudel maksab. Et ma hea meelega jääks praegu see mõnusa suusailmaga siia rajale sõitma, aga selleks, et ma neid suuski endale osta saaks, ma pean kahjuks need suusad nüüd ära pakkima ja tööle tagasi minema raha teenima. Tõepoolest neid karvaseid suuski saab siis hinnavahemikus 250 kuni 500 eurot ja kõik võimalikud erinevad suusafirmad neid ka juba toodavad. Samas need kõige tavalisemad suusad võid kätte saada ka alla 100 euro, nii et eks igaüks vaatab ise, mis talle rohkem meelt mööda on.